Selles videos ma tahan sulle näidata, kuidas teha oma Facebooki lehele juurde e-pood või nii-öelda Facebooki pood. Nagu sa näed siin kodulehe koolituste lehel on see, poes on siin need tooted ja kui ma näiteks klikin sellele tootele, võtame siis näiteks Google Analyticsi õpiku, siis siin sa näed pealkirja, siin on võimalik salvestada, hind on siin, väike tootekirjeldus ja on võimalik ka minna siit edasi seda toodet ostma ja siit ma saadan ta siis tegelikult konkreetsele tootelehele, kus ta saabki siis seda toodet minna ise ostma. Aga siin on veel üks näide, näiteks kuidas see toode hakkab välja nägema postituses, seda postitust, õigemini seda toodet on võimalik siis tagida. Ja Tondellal on ka see e-pood siin olemas, kui me vaatame siia alla vasakule, siis me näeme, et siin on pood olemas ja saab näha, milline see pood üldiselt välja näeb, aga ma võtan korraks tagasi, me pidime vaatama, millised need postitused on. Nii, siia tuleb see chat, sellest chatist ma räägin teises videos, aga kerime siit näiteks, et on võimalik siis panna tavalisele postitusele juurde neid tooteid ja siin ongi toode juurde lisatud click to view products ja kui ma nüüd sellele klikin, siis siia on ära märgitud selle kõrvarõngale see toote nimetus ja siin on veel näha mitmeid teisi tooteid juures, et kui ma nüüd siin klikin mõnel tootel, siis ta saadab kohe konkreetsele tootelehele ja siin on kõik need samad jutud ja tõenäoliselt saadab ta siit ka oma e-poodi. Kohe vaatame. Ja siit ta saadabki oma e-poodi ja ma saan siit minna seda toodet ostma. Aga kuidas nüüd seda teha? Kuna teenuseid tundub, et Facebooki pood ei aksepteeri, siis ma tegin ühe harjutuskonto, kus on justkui nagu tooted ja vaatame, kas mul õnnestub siin pood teha ja panna need tooted ülesse. Kõigepealt lähen ja proovin vaadata, kas meil nüüd siin olemas pood on. Ei ole, võtame siit Edit Tabs ja ütleme, et ma olen pood, ostlemine ja ütleme Apply. Nüüd kui ma lähen siia spordipoodi tagasi ja ütlen siit, siin ma näen, et mul ei olegi poodi, no ma teen ühe refreshi ka, vaatame, kas siis tekib siia see pood. Nii, nüüd tekkis pood siia. Vaatame, kas õnnestub siia nüüd see pood luua. Nüüd ta saadab siia kommertsmanageri. Niimoodi. Ja siit proovin siis nüüd võtta sellele veebilehe saatmist, et saadame oma kliendid läbi tootelehe oma veebilehele. Nii, nüüd tekitatakse meile siia võimalus, et mis businessi alla see justkui peaks minema ja ma võtan siit selle spordipood lihtsalt siit selle. Vaatame, kas õnnestub. Järgmine. Nii. See tahab, et oleks business manager account. No ma panen kodulehe koolituste alla praegust, hiljem kustutan ära. Nii, Facebook spordipood, visibility ja name your new catalog. Panen siis spordiriided. Spordiriided. Nii. Ja kinnitame selle siit siis
Create your shop. Nii, alustame. Ütleb, et kõigepealt lisa mõned tooted oma poodi. No lisame siia 2 toodet, sest et võtame need manuaalselt. Nii, ütleme, et on valmis. Niimoodi. 2 toodet on olemas. Nüüd sellest kohast soovitan sul minna kohe uue taabiga oma loodud Facebooki lehele või siis oma Facebooki lehele ja vaata, kas see pood on sinna tekkinud, sest ma olen siin vahepeal palju katsetanud ja ma jätan selle sulle näitamata, aga siin on nüüd üks hunnik segadust ja siit sa ei pääse kuidagi välja ja sa võid seda hiljem proovida ja sättida nii palju, kui saad. Fakt on see, et kuni 4 nädalat võib aega kuluda ennem kui Facebook aktsepteerib sinu poodi ja võimaldab sul seda siis nii-öelda avalikult laivi minna, aga tegelikult poes on näha küll või seal lehel on näha küll sinu pood. Et nüüd, kui ma võtan siit uue taabi ja võtan selle vastloodud poe, spordipood lahti. Nii, nüüd on see spordipood siin lahti ja kui ma nüüd siia allapoole kerin, siis on näha, et pood on olemas. Ja kui ma võtan siit see all, siis siia on mul nüüd tekkinud see kaanepilt. No see tõenäoliselt on siin juba üks vana pilti. Isegi kui sa nüüd lähed siit seda konkreetset poodi seadistama, siis sa tegelikult kaod jälle siit ära ja see ei vii sind eriti mitte kuskile, sa võid seda teha ja näppida pärast hiljem, aga ma lähen siit nüüd tagasi ja võtan siit ka veel korra tagasi, aga vaatame, kas me saame nüüd teha ühe postituse, kus me saame tagida neid tooteid, mis me siia 2 tükki oleme lisanud. Ehk siis teeme proovi toote lisamisega postitusele. Paneme siia siis ühe pildi. Näiteks võtame siit need sokid ja nüüd, kui ma klikin sellele pildile, on võimalik mul siin valida nendest sisestatud toodetest üks konkreetne toode ja ütlen valmis. Jätkan töötlemist ja ütleme siis salvesta ka. Ehk siis siin on nüüd see koht, kus nüüd Facebook on ei tööta, nagu sa näed, ei tööta, et kui ma ütlen salvesta, siis midagi nagu ei juhtu. Aga loodetavasti on see siia tagitud, et lähme vaatame nüüd tagasi. Et vaatame, kas ta tagis siia ära. Proovime veel korra. Nii, valmis. Salvesta. No vaatame, kas ta tagib ära siia. Sest praegust ei tööta see korrektselt, selle uue versiooniga ei tööta. Ja no nagu näha, siia ta küll pani selle nüüd ära, jah.
kui ma selle nüüd lahti võtan siit, siis on näha, et siia on ära täägitud see toode ja see pannakse siia alati automaatselt, sellepärast et see saadab poe üldlehele. Aga ma võtan selle siit nüüd tagasi. Ma näitan ära ka, kust kohast sa saad minna oma tooteid veel juurde lisama. Ja selleks mine vasakule, võta avaldamise tööriistad ja siia peaks nüüd vasakule poole ilmuma shop ja siin sa näed nüüd oma kogusid ja tooteid. Et kui sa võtad siit tooted, siis siin vasakul pool on nüüd need kataloogid ja kui ma võtan siit selle kataloogi lahti ja ütlen näiteks esemed, siis siia ilmuvad need meie olemasolevad tooted ja siit sa saad lisada juurde jälle ühe toote. Aga ja nii ta nüüd praegust on, et vana versiooniga e-pood enam luua ei saa, ta saadab kohe uue versiooni peale ja see uus versioon lubab ainult siis panna füüsilisi tooteid. Facebook saab aru sellest, et kas pildi ja tekstiga kommunikeeritakse füüsilist toodet või virtuaalset toodet või teenust. Ehk siis virtuaalsed tooted ja teenused ei lähe läbi, ainult füüsilised tooted, mida on üles pildistatud, lähevad läbi. Nii et soovin sulle jõudu jaksu nende toodete lisamisel ja ega rohkem muud kui head närvi.